Anu Kirsmann, olen Kuusalu vallavalitsuse juhtiv haridusspetsialist. Meil on 2 kategooriat, kuhu on võimalik esitada nominente. Üks on hariduse sõber ja teine on aasta haridustöötaja. Ja nende hulgast valitakse nüüd välja alles aasta hariduse sõber, haridustöötaja, kes saavad preemia. Ja see on täpselt õpetajate päevaga seotult toimub. Võimalus ühesõnaga esitada neid nominente, olla lihtsalt koos ja tunda rõõmu ja pidutseda õpetajate päeva puhul. Ja aastas on see korra. Ma ikkagi julgen öelda, et selle ellukutsuja on üks endine meie haridusjuht, Marika Astor, kes arvas, et selline tore üritus võiks olla ja tal oli rida toetajaid ja nii see iga aasta ükskord on. Osalejaid on palju, kõik on rõõmsad. Ma olen Pille Pürg ja olen Kuusalu keskkooli matemaatikaõpetaja. Ma sain õpetajaks päris juhuslikult. See ei olnud minu esmane valik, aga ma olen selle valiku üle väga õnnelik, sest et need igapäevased erinevad situatsioonid, mõned head, mõned halvad, need annavad ikkagi kogu aeg sellisele elule ikkagi särtsu juurde, et see ei ole selline üksluine asi, õpilastega nalja visata, natukene vastamisi targutada, et see on väga motiveeriv nii ühtpidi kui teistpidi, nii mulle kui lastele. Ma ei mäleta oma esimest õpetamise päeva, aga ma mäletan mingisuguseid teisi päeva, see oli õudne. Nii et ikkagi põlved värisesid, sest et ma alustasin õpetajatööd, kui ma olin 20-aastane. Sa pead ise julgema tunnustada või ise välja öelda, et sul ei tule üks asi välja või sul ei tule teine asi välja. Sa ei tohi jätta ennast oma raskustega üksi, et sa pead julgema seda teistele öelda ja küsima abi. Et see on nagu kõige olulisem, et kui sa jääd üksinda ei saa, sest et kui sa oled noor õpetaja, siis on väga sageli see, et sa ei saa hakkama lihtsalt. Ja siis tulevad ka kõik need mustad mõtted ja kõik sellised asjad, kui sa ei julge ka abi küsida, sest sa ei julge tunnistada, et sa ei saa hakkama. Ja pärast seda läheb kergemaks. Aga ega see õpetajatöö on alati raske. Mina olen Kaidi Almet, ma töötan Kolga koolis klassiõpetajana ja hetkel ma õpetan 2. klassi. Õpilased inspireerivad mind oma selliste särasilmadega, kui nad hommikul kooli tulevad, kui nad küsivad, kui nad on avatud, tahavad rohkem teada saada, siis sellega nad inspireerivad mind. Ja näiteks mina õpin nende pealt, et kui töö käigus selgub midagi, et ei tule välja, siis proovin teistpidi asja selgeks saada, et mida vanemaks sa saad, seda ka paremini sa oskad õpetada. See on minu arvamus. Minu enda tütar õpib õpetajaks, ka klassiõpetajaks. Ja mina soovitan kindlasti, sest see töö on väga mitmekesine, iga päev on erinev. Lapsed annavad sulle väga palju vastu vahetult, nad on väga ausad, siirad, et mina arvan, et kui on energiat ja tahtmist, siis selline töö sobib sellistele energilistele inimestele küll. Ja minu tütar on ka selline nagu mina, et see on kindlasti väga põnev töö ja igav ei hakka kunagi. Inimesed vajavad tunnustust ja ootavad tunnustust ja see on, mis paljud kohale toob, sest et mitte ainult see ei ole õnnelik, kes tunnustuse saab, vaid tegelikult need, kes selle tunnustuse esitavad, nemad näevad ju ka vaeva ja tegelikult ootavad, et mismoodi see inimene reageerib ja mis ta teeb selle peale ja see koos ikkagi teeb suurt rõõmu. Aga muidugi ka see lihtsalt koos olemine, et see on ka nagu ikkagi väga oluliselt vajalik. Nende varasemate õpilastega, kelle klassijuhataja ma olen olnud, kes on juba keskkooli lõpetanud, ikka nad jälgivad sotsiaalmeedias mind ja mina neid ja klassi kokkutulekutele kutsutakse ja ikka. Mitte küll kõikide, aga ikkagi enamusega. Kui vastu tulevad, ütlevad alati tere. Kõigepealt ma tahaks tänada oma kolleege. Nad on väga toredad, sõbralikud ja ikkagi, et koostöös peitub jõud ja koos me teeme rohkem suuremaid asju ja ühiselt saab ikka rohkem teha kui üksi. Ja oma õpilastele, et ikka neil sära silmis jääks alles, et nad tuleks kooli rõõmsa tujuga, et neil oleks hea ja kerge koolis käia. Ja ma ikkagi tänaks oma esimest õpetajat, kes siis mulle on olnud väga suureks eeskujuks, kes oli ka hästi hea õpetaja. Et ta oli selline headus, mis ma temalt nagu kaasa võtan. Tema oli Melts Aimet, teda kahjuks enam meie hulgas ei ole, aga kui ta pensionini jäis, ta tõi oma töövahendid kõik minule ja siis andis need mulle üle ja need on mul kõik alles ka. Minu jaoks isiklikult tähendab see päev sellist enda õppimise aega meeldetuletust. Te hakkate mõtlema enda vanade õpetajate peale, mõtled, et mismoodi nemad ikkagi seda tundi andsid ja ikkagi see õpetaja ameti tähtsus.